Rajale on siis läinud number 31 Jan Kalmet, 55 Artjom Vedenikov, 2 Karl-Markus Sei, 99 Matis Malinovskis, 12 Jaan Järveveer, 11 Patrik Enok, 46 Ronan Patrik Hagala, 16 Laura Pomerants, 8 Oskar Männamets, 111 Gert Ahu ja 35 Ken Oskar Algre ning number 6 Martin Juga. Jan Kalmet on nüüd hoo maha võtnud, Artjom Vedenikov tema kõrval platsi sisse võtnud, Kalmeti selja taga siis Karl-Markus Sei, number 2. Artjom Vedenikovi selja taga kõigi eelduste kohaselt number 99, Matis Malinovskis, edasi 12 Jaan Järveveer, 11 Patrik Enok, 46 Ronan Patrik Hagala, 16 Laura Pomerants, 8 Oskar Männamets, 111 Gert Ahu ja number 35 Ken Oskar Algre. Ja viimases reas number 6 Martin Juga. Kolmteist ringi ägedat andmist ootab ees. Punane tuli, fooris põleb. Start! Ja number 99 kohe, Matis Malinovskis lõikas sinna sisekurvi ja tõusebki Malinovskis kolmandaks. Sai Karl-Markus Seist mööda, kui õigesti nägin. Vaatame kohe, kui nad siit teisest kurvist välja tulevad kolmandasse kurvi. Siis pikalt on ees Jan Kalmet, siis hoopiski Karl-Markus Sei sai väga hea stardi, tõusis teiseks. Et Karl-Markus Sei siis võttis kohe sappa Kalmetile, aga Kalmet on küll väga-väga pikalt nüüd eest ära läinud juba esimesel ringil. Täiesti uskumatu, kui pikk edumaa tal juba on. Kalmet, siis on Sei, siis tuleb Malinovskis, siis number 11 Patrik Enok. Enoki selja taga on Artjom Vedenikov, number 55 ja otsib Vedenikov nüüd võimalust mööda sõita Enokist, on seal neljandas kurvis tihedalt meie poisis sabas. Vedenikov ka muidugi meie poiss, kõik on meie poisid seal. Ja no ei saa, Vedenikov ei saa kuidagi mööda. Nüüd eelviimases kurvis pressi kõrvale. Ja Vedenikovi selline ehku kehkutamine on siis toonud lähemale natukene numbri 12 Jaan Järveveeru. Ja kas Järveveer omakorda nüüd läheb mööda sõidule Vedenikovist? Veel mitte. Kiirem ring läks praegu Karl-Markus Sei nimele, number 2, kes teisel kohal sõidab. Ja Patrik Enok, number 11, hoiab vapralt seda neljandat kohta. Nüüd Vedenikov enne viiendat kurvi proovib seal kuhugi midagi, aga ei õnnestu mitte kuidagi. Vasakult ja paremalt ja nüüd kiirenduse peal. Eelviimasesse kurvi Vedenikov saab Enoki kõrvale, ei. Enok siiski läheb täiesti oma sõitu, teeb omas rütmis, omas tempos, oma trajektoori peal ja ei anna kohta ära. Kalmet liider, Sei teine. Siis tuleb Malinovskis, Enok, Vedenikov, kus suures Patrik Enok tegi võistluste kiirema ringi praegu. Ja Enok nüüd on Malinovskis püüdmas. Eelmisel ringil Malinovskis ringi aeg 42,039, Enokil 41,974. Oi, põrkasid kokku seal praegu, kas oli Vedenikov ja
igatahes mingi puntratants seal nüüd on, kohe näeme. Enok, Vedennikov, Järveveer ja Järveveeru selja taga kohe Martin Juga, nii et vanad sõbrad koos. Martin Jugasel otsib võimalust Järveveerust mööda saamiseks, on ninad suhteliselt tagaratastega kohakuti, aga mööda sõiduks päriselt veel ei läinud. Nüüd uuesti Vedennikov läheneb number 55, number 11. Oi, kui hästi tuli praegu kurvist välja Vedennikov. Ja nüüd siis 5. kurv võtab veidi laiema trajektoori, nüüd kiirenduse peal on eelviimases kurvis jällegi Enokile peaaegu kõrvale jõudmas, aga sellest ei piisa veel. Nii et 5. ring hakkab lõppema 13. Jan Kalmet jätkuvalt liider. Ja nüüd on Vedennikov väga hästi tuules. Patrik Enokile omakorda Martin Juga on Järveveeru tuules, aga möödasõidumanöövrid sealt ei tule mitte kuidagi, mitte kuskilt otsast. Samal ajal sõites number 31 Jan Kalmet, võistluste liider, välja kiirema ringi ja nüüd Vedennikov läheb möödasõidule, saab kõrvale 4. kurvis, kas püsib ka ees, jääb ette, nii et Patrik Enok on sunnitud alla vanduma Vedennikovile. Artjom Vedennikov on nüüd koha võrra tõusnud siis ja natukene seal käib sebimist ja selline 4. punt on koos. 4. koha pärast käib heitlus, esikolmik on natukene eest ära saanud. Ja nüüd Järveveer ja Juga otsivad seal võimalust mööda saada Enokist ja nendele sappa on jõudnud ka Ronan Patrik Hagala, number 46. Vedennikov hakkab nüüd vahet sisse tegema, sai Patrik Enokist mööda ja tõstab tempot. Aga Karl-Markus Sei, number 2, on taaskord võtnud kiirema ringi oma nimele. Ja tagaotsas sõidavad tandemine koos siis number 35 Ken Oskar Algre ja 111 Gert Tahu, võitlus 11. 12. kohale. 7 ringi on sõidetud. 6 ringi veel. Ja kas nüüd Juga läheb mööda sõidule, Järveveerust läheb, pressib pidurus maa peal Järveveeru kõrvale, saab ka ette, kas jääb ette. Igatahes Järveveer kiirenduse peal sai uuesti mööda, nii et Juga ja Järveveer vahetavad siin kohti ja sai ka Hagala nüüd võimaluse neile veel lähemale tulla ja samas eest libisevad ära Vedennikov ja Enok. Tagumised 2 jäävad nüüd ette võistluse liidritele, kui Karl-Markus Sei sõidab taaskord kiirema ringi. Vasakult ja paremalt sõidetakse nüüd aeglasematest mööda ja mis nüüd see kaasa toob siis, kas ka liidri muudatuse? No kellelgi läks nüüd see teine kurv väga pikaks ja aeglasematest möödasõit on nüüd liidrid kokku viinud täielikult, kuigi järjest sõitis kiiremaid ringi number 2 Karl-Markus Sei. Ja Jan Kalmetiga vahe on sisuliselt olematu. Lähenevad nüüd eelviimasesse kurvi, 9. ring käib, õige pea jääb 4 ringi lõpuni. Ja poodiumi kohad ei ole veel jagatud. Jan Kalmet ees, siis Karl-Markus Sei 31-2, siis tuleb 55 Artjom Vedennikov, siis 11 Patrik Enok, 6 Martin Jugala, 12 Jaan Järveveer ja Matis Malinovskis on langenud 7. Matis Malinovskis oli see, kes siis eelmisel ringil pikalt-pikalt seal teises kurvis välja sõitis. Õige pea jääb 3 ringi võistluse lõpuni. Finaalsõit käimas siis Eesti meistrivõistlustel kartatud ringrajasõidus 2015. aastal ja klassiks on Mikro 60. Eelviimane ring algas. Siiski mitte, 3 ringi jääb veel sõita. Ruttasin sündmustest ette. Jan Kalmet sõitis oma kiirema ringi, aga Karl-Markus Sei sellest hoolimata ei jää tast suurt midagi maha. 0,27 sekundit oli nende vahe ajavõtu joonel. Ja nüüd võitlevad seal Enok ja Vedennikov 3. koha pärast. Enok oli mööda saamas või vahepeal võib-olla isegi oli juba ees, aga Vedennikov jätkuvalt siis 3. positsioonil, et ei ole siin veel midagi selget. Ja kas
nüüd siis jääb 2 ringi lõpuni. Kaks ringi jääb lõpuni ja Kalmeti sei vahe on olematu. 3. kohal sõidab veel Vedenikov, siis tuleb Enok, siis Juga, siis Järveveer. Nii et kui vahepeal tundus, et Vedenikov, olles 3. kohale tõusnud, sõidab pikalt teistel eest ära, saades mööda Enokist, siis võta näpust. Enok on praegu väga hästi tempot tõusnud ja väga tuules praegu ja viimasesse kurvi nüüd sisenedes, no kõrvale ei pressinud, aga viimasele ringile lähevad nüüd liidrid ja Karl-Markus Sei võtab enda nimele võistluste kiirema ringi teise kurvi pidurdusel. Kas hakkab mööda sõitma? Ei hakka, aga vähemalt paistab niimoodi, et Patrik Enok läheb Vedenikovast möödasõidule, sõidab tagant sisse, sõidab peale, sõidab otse rajalt välja. Patrik Enok lõikab rada räigelt, jätab terve kolmandiku rajast vahele. Ja seetõttu ta kindlasti finišilippu ei saa või mõistlik on kohe ära otse boksi sõita, nii et selline räme lõikamine leidis aset. Kui Jan Kalmet on võitja, kuigi tulemuste monitor näitab võitjaks Patrik Enokit, tegelikult on see Jan Kalmet. Teine Karl-Markus Sei, 3. tõusis siis Martin Juga number 6, 4. Artjom Vedenikov 5, Jaan Järveveer 6, Matis Malinovskis. Gert Ahu on finišis. Ja kurb küll, et nii läks, aga Patrik Enokil kindlasti disklahv soolas, sellepärast terve kolmandik rajast jäi tal vahele. Ja nüüd ületavad finišijoone siis Matis Malinovskis ja Laura Pomerants ning ka Oskar Männamet. Jan Kalmet võitja, teine Karl-Markus Sei, 3. Martin Juga.